Siin on Donald Trumpi visiidi tulemused Pekingis kohtumisel Xi Jinpingiga. Washington peatas täna täielikult relvade müügi Taiwanile, väidetavalt selleks, et tagada Ameerika relvajõududele piisav kogus laskemoona sõja taustal Iraaniga. Seda kinnitas ametlikult USA mereväeministri kohusetäitja Hung Chao. See oli järjekordne löök Taipeile pärast mitmeid vastuolulisi kommentaare Ameerika presidendilt Donald Trumpilt, kes väitis eelmisel päeval, et just Taiwan püüab sõda alustada Hiinaga, mitte vastupidi. Seetõttu ei ole USA kohustatud ega kavatsegi seda kaitsta. Ja täna ongi selline otsus. USA peatab relvade müügi Taiwanile, mida pole juhtunud alates 1979 aastast. Arutame seda nüüd koos. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like, kirjutage ükskõik milline kommentaar ja kindlasti liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Selle link on selle video kirjelduses. Niisiis uudis, mis lihtsalt šokeeris. Pärast 2 Xi Jinpingi tippkohtumist Hiinas, esmalt Donald Trumpiga ja seejärel Vladimir Putiniga. Washington peatas müügi. Relvamüügi Taiwanile, et tagada Ameerika relvajõududele piisav kogus laskemoona sõja taustal Iraaniga. Seda teatas USA mereväeministri kohusetäitja Hung Chao. Jah, ärge imestage, Ameerikas on tõesti selline minister nagu Hung Chao. Nii et ta ütleb, tsiteerin. Praegu teeme pausi, et veenduda, et meil on laskemoon, mis on vajalik operatsiooniks eepiline raev ja et meil on seda piisavalt. Veel kord, ta ütleb, et laskemoonast on küllalt, aga me peatame müügi Taiwanile, et kontrollida, kas meil ikka on piisavat laskemoona. Ja ma ütlen veel kord, kui Ameerika ametnikud Donald Trumpi administratsioonist ütlevad, et see on ajutine otsus, et see on praegu pausil, siis tuleb valmistuda selleks, et see kestab kaua. Miks ma nii ütlen? Sest märtsi alguses tühistas Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium ajutiselt 30 päevaks sanktsioonid Venemaa nafta vastu. Ajutiselt. Aga juba. Ajutist sanktsioonide tühistamist on juba 3 korda pikendatud ja 18. mail pikendati veel kord ajutist sanktsioonide tühistamist Venemaa vastu. Nii. Sel viisil vastas Chao kongressi kuulamistel küsimusele $14 miljardi suuruse relvapaketi kohta Taipeile, mis on juba mitu kuud oodanud Trumpi heakskiitu ja mida Trump arutas Xi Jinpingiga. Ja Chao lisas, tsiteerin, me lihtsalt veendume, et meil on kõik olemas. Ja siis relvamüük jätkub, kui administratsioon peab seda vajalikuks. Aga probleem seisneb selles, et Trump on juba andnud mõista, et ta ei pea vajalikuks kaitsta Taiwani ega anda talle relvi. Küsimusele, kas ta ootab, et relvamüük Taiwanile lõpuks heaks kiidetakse, vastas see sama minister Chao, et selle otsuse teevad USA välisminister Mark Rubio ja Pentagoni juht Pete Hegseth, aga tema isiklikult ei ole selles kindel. Ja loomulikult võib seda mõistvalt võtta. Sellele minister Chao avaldusele võib mõistvalt suhtuda, sest muret tekitab teade, et USA on alates 28. veebruaril alanud sõjast Iraaniga, mis on nüüdseks jõudnud habraste vaherahufaasi, kulutanud märkimisväärse osa oma raketivarudest. Aga probleem seisneb selles, et Donald Trumpi administratsioon jättis lihtsalt järjekordse liitlase jälle hätta. Millest ma räägin? Taiwani presidendi administratsiooni pressiesindaja Karen Kuo ütles vastuseks Chao kommentaaridele, tsiteerin. Taipei ei ole saanud mingit teavet, mis viitaks sellele, et USA kavatseb relvamüügilepingus mingeid muudatusi teha. See tähendab, et see teade oli Taipei jaoks ebameeldiv uudis, ilmudes nädal pärast seda, kui Donald Trump kohtus Hiina liidri Xi Jinpingiga Pekingis, kus Ameerika Ühendriikide mitmemiljardiliste relvatarneid Taiwani oli üks päevakorra prioriteete. Peking on korduvalt teatanud, et on kindlalt USA relvamüügi vastu saare demokraatiale, mida ta peab oma provintsiks. Trumpi visiidi ajal tegi Xi Jinping terava avalduse, milles hoiatas USA ja Hiina vahelise konflikti ohu eest, kui Taiwani küsimusele lähenetakse valesti. Ja samal ajal tunnistas Trump, et jah, ta arutas Xi Jinpingiga ja küsis nõu, kas müüa Taiwanile relvi või oleks parem seda mitte teha. Teate, kui ta oleks öelnud, et ma helistasin Vladimir Putinile, et küsida, kas me võime Ukrainale relvi müüa või mitte, või kuidas oleks õige?
teate, ma helistasin Majtabe Hamenaile, Iraani kõrgeimale juhile, et küsida, kas me peaksime Iisraeli aitama või mitte. See ongi nii paradoksaalne. Washington võtab kaheti mõistetava seisukoha selles osas, kas ta kaitseb Taiwani sissetungi korral või mitte. Kuid vastavalt mitu aastakümmet tagasi vastu võetud Taiwani suhete seadusele on USA, rõhutan, kohustatud andma Taipeile piisavalt sõjalist varustust enesekaitseks. See on seal nii kirjas. Kuigi Trump väitis, et ta ei võtnud kohtumisel Xi Jinpingiga Taiwani suhtes mingeid kohustusi, tegi ta nädal hiljem mitu avaldust, mis külvasid kahtlusi Ameerika toetuse suhtes saarele. Trump nimetas relvade andmist Taiwanile väga heaks trumbiks läbirääkimistel Pekingiga ja ütles, et ta pole veel otsustanud uue relvapaki kohta. Samuti teatas ta tol korral kavatsusest rääkida Taiwani presidendiga, mis võib põhjustada Hiinas suurt pahameelt. Asi on selles, et ükski ametis olev USA president pole rääkinud Taiwani juhiga alates 1979 aastast, mil Washington viis diplomaatilise tunnustuse Taipeist Pekingisse. Kuigi, tuletan meelde, Trump siiski rääkis endise Taiwani presidendi Tsai Ing-weiga, kui ta valiti USA presidendiks 2016 aasta lõpus. Just siis ta rääkis ja see tekitas tookord Pekingi poolt vastuolulise reaktsiooni. Ja siin ma tuletan meelde, et vaid nädal tagasi kutsus Trump Hiina visiidi ajal Taiwani üles mitte püüdlema iseseisvuse väljakuulutamise poole. Ta vältis samuti vastamist küsimusele juba planeeritud Ameerika relvade tarnete kohta Taiwanile. Ja siis ta ütles järgmist, tsiteerin. Me arutasime Xi Jinpingiga väga üksikasjalikult Taiwani olukorda, relvamüüki ja mina teen otsuse. Aga teate, ma arvan, et viimane asi, mida me praegu vajame, on sõda 9500 miili kaugusel siit. No, see tähendab vahemaad USA-st Taiwanini. Mul on vaja rääkida inimesega, kes juhib Taiwani. Ma ei taha, et keegi kuulutaks välja iseseisvuse ja meil, nagu te aru saate, tuleks läbida 9500 miili, et sõdida. Ma ei taha seda. Ma tahan, et nad rahuneksid maha. Nad, pean silmas Taiwani. Ja muide, päev tagasi ütles see sama Trump, et kavatseb rääkida Taiwani liidri Lai Ching-tega, kaaludes võimalust sõlmida miljardite dollarite väärtuses relvatehing saareriigiga, mis tähistab järsku muutust diplomaatilises protseduuris. Trump ütles, et teda ei häiri üldse see fakt, et Hiina on selliste kontaktide vastu, sest need on võrreldavad Taiwani suveräänsuse tunnustamisega. Ja siin kordan veel kord, et USA president ei suhtle traditsiooniliselt otse Taiwani liidriga, kuna see võib põhjustada märkimisväärse pinget Washingtoni ja Pekingi suhetes, kus Taiwani liidrit nimetatakse separatistiks. Ja nüüd ütles Taiwani asevälisminister Chen Min-chi, et Taipeil tuleb täpsustada, mida Donald Trump üldse silmas pidas, kui ta rääkis plaanidest müüa saarele relvi. Kuid samal ajal rõhutas Chen Min-chi, et USA-l on teatud kohustused relvade tarnimiseks Taiwanile ja need on seaduslikult kinnitatud. Ta räägib just kohustustest. Asi on selles, et Ameerika Ühendriikides kehtib alates 1979 aastast Taiwani suhete seadus, mis selle kindlaks määrab. See määrab USA kohustused anda kaitsevahendeid ja abi juhul, kui Taiwanile tekib julgeolekuoht. Selle abi ja relvatarne maht ning iseloom määratakse USA presidendi ja kongressi poolt. Ja edasi tsiteerin, Min-tsit. Relvamüük Taiwani ja USA vahel on alati olnud piirkondliku rahu ja stabiilsuse nurgakivi. Relvamüük USA poolt Taipeile on osa USA julgeolekukohustusest Taiwani ees. Ja see toimib ühise heidutusfaktorina piirkondlike ohtude vastu. Aga tundub, et Trumpile on neist reeglitest täiesti ükskõik. Teisest küljest võib Trump peatada relvamüügi, et tõepoolest kõigepealt arutada kõike Taiwani presidendiga. Aga pärast tema sõnu, et Taiwan peaks maha rahunema ja pärast tema väidet, et just Taiwan püüdeb sõja poole, ei tõota see vestlus isevalitsevale saarele midagi head. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!